Digiminuteid toetab Starman. Televisiooni näeb Eestis juba 7. aastakümmet. Selle aja jooksul on igas suuruses ja värvis ja mõõdus helendavad ekraanid eestlasi võlunud. Ja tänases saates uurimegi, millised on kõige paremad ja moodsamad võimalused praegu telekat vaadata. Televiisorid on teinud ligi poole sajandiga läbi kõva muutuse, aga põhimõttelt on need jäänud ikka samaks. Kunagi nägi ETV-d läbi sellise akvaariumi, mis pisikest ekraani suurendas. Nüüd on telereid saada igas mõõdus. Martin Havik, sina Starmanis põhimõtteliselt töötad selle kallal, et inimesed näeksid head televisiooni kodus. Aga põhiprobleem on see, et telekate valik on nii suur. Ütle, mis esimene asi on, mille peale mõelda, kui ma pean ostma endale koju uue teleka? Tegelikult kõige tähtsam ongi see kaugus, kus ma tahan seda telekat hakata vaatama. Kõige lihtsam on meelde jätta enda jaoks see, et kui su teleka vaatamiskaugus on lähemal kui 1,5 meetrit, siis üle 32 tolli väga ei soovitata. Kui kuni 2,5 meetrit, siis on niisugune 47 tolli see maagiline number. Ja kui ma juba vaatan kaugemalt kui 2,5 meetrit, siis on juba enda fantaasia ja rahakoti vaksuspiiriks. Muuseas, paljud arvavad telerite ostes, et liiga väike või suur ekraan võib silmadele kahjulik olla. Tegelikult ütlevad silmaarstid hoopis nii. Tähtis on pilgutamine. Kui vaatad ekraani pikalt ilma pilgutamata, jääb silm kuivaks ja see on kõige ohtlikum. Ükskõik kui suur teler on. Aga teleka valimisel tuleb lisaks mõõdule valida ka hoopis teiste lühendite vahel. Full HD või 4K, LED või plasma, digiboksiga või digiboksita. Esimene siis parameeter, millele pöörata poes tähelepanu, on siis selle teleka resolutsioon. Võiks meelde jätta endale 2 terminit. Esimene on siis Full HD ja sellest nõudlikumale kasutajale on siis Ultra HD või siis lühendiga UHD. Kui ma võtan nüüd HD näiteks, kas ma näen sellest ükskõik mina vaatan väga terava pildiga? Päris nii see ei ole, et täna ongi see, et Full HD kanaleid Eestis on küll pakkuda, nende valik ei ole veel liiga suur, küll aga näiteks Ultra HD resolutsioonis kanaleid ei ole täna Eestis üldse pakkuda. Jah, nüüd Netflixi tulekuga Netflix suudab seda pakkuda, aga ükski teenusepakkuja täna neid veel ei paku. Tihti on poes kõrvuti erinevad telekad, üks on plasma, üks on LED ja üks on OLED. Kas nad põhimõtteliselt näitavad erinevat pilti või sarnast, on seal peale hinna mingi vahe? Plasmatelereid enam nii väga palju ei olegi poodides saada, et see mainstream telekas, mida te ilmselt ostate endale koju, on ikkagi LED. Ütleme, et tavakasutaja, kui ta vaatab kõrvuti plasmat, vaatab kõrvuti OLED ja LED, siis ega ta liiga suurt vahet ei tee. No aga sealt edasi tuleb veel neid näitajaid, kuidas valida? Võiks veel mõelda selle peale, et tänapäeval ju antakse telekatega kaasa igasugu erinevaid funktsionaalsuseid. Märksõna smart ehk siis eesti keeles nutiteler, et mis siis tähendab seda, et ma saan läbi teleri kasutada internetti, saan kasutada interneti rakendusi ja see nüüd on selline kasvav turg. Et täna on ta ikkagi niisugune tagasihoidlik, et niisugune tavatarbija reeglina vaatab sealt näiteks YouTube'i, nüüd loodame, et saab hoo sisse ka Netflix, et hakkab seda vaatama, aga kui sa oled selline tavaline telekatarbija, kes tarbib telekat sellisel traditsioonilisemal viisil, siis tegelikult see funktsionaalsus kui selline ei tohiks olla määrav sulle teleka valimisel. Teleri puhul on just kõige tähtsam hoopis see, mida sealt vaadata ja selles on suurim uuendus. Telerid polegi selleks enam vaja. Nii Eesti oma teleoperaatorid kui ka Netflix, kes nüüd Eestis sarju näitab, lubavad kõike vaadata ükskõik milliselt ekraanilt. Et ütleme, et teler on järjest rohkem saamas seda mõõtu, et ta pigem on kui üks selline suur lisaekraan kodus ja väga paljudel edasijõudnud kasutajatel polegi enam telerit kodus. Ehk siis tarbitakse sisu mobiiltelefonist, tahvelarvutist või siis sülearvuti vahendusel. Ja ütleme, et see tuleviku suund ongi selline personaliseeritus, et ma vaatan seda, mida ma tahan, millal ma tahan ja kus ma tahan ja need seadmed, millest me rääkisime, need ongi väga personaalsed seadmed, et mul on enda telefon, mul on enda tahvelarvuti ja ma lähengi, leian selle aja ja lähen vaatan seda ja teised saavad samal ajal vaadata kas siis suurelt ekraanilt või mõnelt teiselt ekraanilt seda, mis neile parajasti meeldib. Nii olemegi aastal 2016 jõudnud sinnamaale, kus telereid on tohutult, aga televisiooni vaatamiseks pole seda suurt ekraani vajagi. Võin kas või siin rongi oodates võtta välja telefoni või ükskõik millise muu ekraani ja vaadata kõige põnevamaid filme ja sarju, mis võimalik. Ja nüüd uudiseid. Juba 5 aastat tagasi sai alguse juhtum, kus üks Indoneesiasse läinud fotograaf andis oma kaamera makaakide käsutusse. Üks neist makaak Naruto suutis sellega teha üllatavalt professionaalseid autoportreid. Loomade õiguste eest võitlejad hakkasid nõudma, et saaks endale piltide autoriõigused. Tulu aga läheks loomakaitsjatele. Nüüd jaanuaris langetas aga USA föderaalkohus kurva otsuse. Naruto jääb oma autoriõigustest siiski ilma.
minuteid toetab Starman.